Uinuv hiiglane on ärganud ja see on kõik Venemaa süü. Pärast 10 aastat allainvesteeringuid saab Saksamaast taas kiiresti Euroopa kõige võimsam sõjaline jõud. Saksamaa suurendab oma kaitsekulutusi nagu kunagi varem, kirjutab ümber aastakümneid vanad põhiseaduslikud reeglid ja investeerib maailma kõige tipptasemel sõjatehnikasse. Sellega seab Saksamaa Venemaa ja selle presidendi Vladimir Putini ette tohutu probleemi. See probleem võib tõsiselt ohustada Putini pikaajalisi plaane edasisteks valutusteks väljaspool Ukrainat. Kuid suurim iroonia on see, et mitte midagi sellest poleks juhtunud, kui poleks olnud Venemaa agressiooni. Sest kui Venemaa 2022 aastal esimest korda Ukrainasse tungis, ei olnud Saksamaa enam sugugi üks maailma võimsamaid sõjavägesid, nagu ta kunagi oli olnud. Pärast teist maailmasõda 1945 aasta Potsdami konverentsil, mis toimus pärast Saksamaa kapituleerumist, olid kõik liitlasriigid ühel meelel, et edaspidi tuleks Saksamaa demilitariseerida. Lääne-Saksamaa nõustus sellega, kuna poliitikud ja sakslased ise tundsid suures osas, et see oli vähemalt vähim, mida nad said teha, et sõja ajal toime pandud vägivalla ja õuduste eest lunastust otsida. Wehrmacht ehk Saksamaa armee saadeti laiali. Miljonid endised Wehrmachti liikmed saadeti sunnitööle üle Euroopa ja Nõukogude Liidu, kus nad pidid tegelema näiteks miinide koristamise ja taastamistöödega. Suur osa Saksa sõjatehnikast kas hävitati või konfiskeeriti ning Ameerika Ühendriigid võtsid järgmistel aastatel Saksamaa sõjaliste otsuste tegemise enda kontrolli alla. Siis algas külm sõda. Kui pinged Nõukogude Liidu ja lääneriikide vahel hakkasid kasvama, andsid USA ja tema liitlased loa Saksamaa sõjaväe Bundeswehri taasloomiseks. See integreeriti NATOsse ja jäi pideva USA järelevalve alla. Külma sõja haripunktis oli Bundeswehri koosseisus üle 500 000 liikme, mis tegi sellest üsna arvestatava jõu. Kuid kui Berliini müür langes ja Nõukogude Liit kokku varises, hakkas Saksamaa, nagu suur osa Euroopast, taas oma relvajõude vähendama. Sõdurite koguarv vähenes aasta-aastalt ning koos sellega kahanes ka Saksamaa sõjaväe üldine jõud ja võimekus. See jõudis isegi selleni, et uued ajateenijad pidid harjutama harjavartega püssi tasemel, sest lihtsalt ei olnud piisavalt relvi kõigile jagada. Armee, mis kunagi püüdis kogu maailma valitseda, oli muutunud peldaks paroodiaks ja olukord läks sealt edasi ainult hullemaks. Aastatel 2007 kuni 2017 kulutas Saksamaa, olles Euroopa kõige rahvarohkem ja jõukam riik, vaid 1,2% oma sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st kaitsele. Suur osa varustusest jäeti tolmu koguma ning 2018. aastal oli ühel hetkel vaid 4 Saksamaa õhuväe 128 Eurofighter Typhoonist lahinguvalmis. Julgeolek oli Saksamaa prioriteetide nimekirjas kaugel taga, olles inimeste ja poliitikute jaoks pigem teisejärguline küsimus. Kuna paljud neist arvasid, et suured sõjad ja ülemaailmsed konfliktid on igaveseks möödas. Ja see oli levinud uskumus kogu Lääne-Euroopas. Sellised riigid nagu Prantsusmaa, Hispaania ja Ühendkuningriik tundsid end NATO liitlaste osana turvaliselt ja kindlalt, olles kaitstud maailma võimsaima sõjalise suurriigi Ameerika Ühendriikide poolt, olles veendunud, et sõjaõudused ei mõjuta enam kunagi nende rahvast ega puuduta nende territooriume. Nagu Saksamaa, nägid ka nemad, kuidas kaitsekulutused vähenesid ja armeede suurused aastate jooksul kahanesid. 2022 aastaks oli Saksamaa sõjavägi nii kehvas seisus, et üks riigi juhtivaid sõjalisi mõtlejaid, kindralleitnant Alfons Mies, tollane Bundeswehri juht, avaldas avalikult oma pettumust selle üle, kui nõrgaks tema riik oli muutunud. Ta ütles, et Saksamaa armee seisis seal enam-vähem tühjade kätega, samal ajal kui Venemaa koondas oma vägesid Ukraina piirile, lisades, et Saksamaa võimalused oma liitlasi toetada olid äärmiselt piiratud. See osutus tõeks, kui Saksamaa sõjavägi pakkus piinlikult Ukrainale abi vaid mõne tuhande sõjavägiivri saatmisega, et aidata neil end võimaliku sissetungi eest kaitsta. Mitte õhutõrjet, mitte laskemoona, rakette ega vintpüsse, vaid ainult kiivreid. Pakkumist naeruvääristati laialdaselt. Isegi Kiievi linnapea Vitali Klitschko nimetas seda naljaks. Aga see oli märk sellest, kui palju rahulolu oli Saksa sõjaväkke imbunud ja kui madalale oli see langenud võrreldes oma kunagiste kõrgete tippudega. Selle õhuvägi oli sisuliselt hävitatud. Kulutused olid madalad, maaväed töötasid vaid 50% valmisolekuga ning Saksamaa tervikuna oli täiesti varustamata, et mõjutada mingitki päris maailmas toimuvat konflikti olulisel määral. Ja siis puhkes tõsine päris maailmas toimuv konflikt.
Venemaa tungis Ukrainasse ning Saksamaa koos oma Euroopa naabritega sai karmi äratuse osaliseks. Õnneks, samal ajal kui teised riigid kõhklesid, poliitikud arutasid ja viivitasid järgmiste sammudega, tegutses Saksamaa. Tollane kantsler Olaf Scholz teatas kohesest 100 miljardi euro suurusest erifondist, et tugevdada riigi relvajõude, lubades samal ajal Ukrainale ulatuslikku sõjalist abi tankitõrjerelvade, õhutõrje Stinger-rakettide ja tuhandete galloonite kütuse näol. Oma otsust kaitstes väitis Scholz, et Saksamaa ajalooline vastutus on astuda vastu Vladimir Putinile ning kaitsta Saksamaa vabadust ja demokraatiat. See tundus nagu maavärin. Dramaatiline ja järsk muutus sakslaste suhtumises sõjaväkke pärast aastakümneid kestnud peaaegu patsifistlikku vaoshoitust. Aga see osutus vaid millegi palju suurema alguseks. Sellest ajast alates oli Scholzi asendanud uus Saksamaa kantsler Friedrich Merz, kes on läinud veelgi kaugemale, suurendades kaitsekulutusi ning kiirendades sakslaste sõjalist moderniseerimist ja laienemist. Selleks on ta isegi muutnud osa riigi põhiseadusest. Aastaid sisaldas põhiseadus võlapiirangut, mis piiras rangelt summat, mida valitsus võis sõjaväe rahastamiseks laenata. See piiras tõhusalt, kui palju riik sai kulutada sõjalistele projektidele, hangetele ja laienemisele. 2025. aastal määratleti võlapiirang ümber. Kantsler Merz veenis enamiku Saksamaa parlamendist hääletama põhiseaduse muutmise poolt, et vabastada kaitsekulutused võlapiirangust. See omakorda andis Saksamaale vabaduse kulutada oma kaitsele edaspidi nii palju, kui vajalikuks peeti. See oli tohutu hetk, kultuuriline revolutsioon, nagu ütles Sofia Besch, Carnegie Rahuinstituudi vanemteadur Washingtonis asuvast mõttekojast. Besch ütles, Vene sissetung Ukrainasse on tõesti muutnud seda, kuidas Saksamaa läheneb kaitsele. Kindral Karsten Breuer, Saksamaa armee praegune juht, nõustub sellega ja ütles BBC-le, me võime seda nimetada äratuskellaks. Me ei olnud võimelised ega tahtnud seekord sellele uuesti edasi lükata. See oli Saksamaa jaoks tohutu samm Saksamaa elanikkonna jaoks kindlasti. Ja see kõik juhtus mitte ainult Venemaa tõttu, vaid ka Ameerika Ühendriikide tõttu, mis president Donald Trumpi teisel ametiajal avaldas rohkem survet Euroopa riikidele, nagu Saksamaa, et nad ise oma kaitsevõimet suurendaksid, selle asemel, et nii tugevalt USA-le toetuda nagu varem. Tõepoolest, 2025 aasta Müncheni julgeolekukonverentsil, vaid mõned nädalad pärast Trumpi ametisse astumist, pidas USA asepresident J.D. Vance kõne, milles hoiatas Euroopa liidreid, et USA ei ole enam Euroopa julgeoleku tagaja. Just see sama kõne siseringi andmetel veenis kantsler Merzi, et Euroopa riigid peavad tüüdlema operatiivse iseseisvuse poole USA-st seniseid doktriine ja süsteeme kõrvale heites, mis olid nende kaitselähenemises aastakümneid nii olulised olnud. See on tohutu muutus, kuid Saksamaa ei ole raisanud aega oma plaanide korrastamisel ja vajalike sammude astumisel sõjalise iseseisvuse suunas. Võlapiirangu ümberkirjutamine oli alles algus. Varsti pärast selle muudatuse tegemist kiitis kantsler Merz heaks tohutu 500 miljardi euro suuruse erifondi, teatades samal ajal oma kavatsusest muuta Bundeswehr kogu Euroopa tugevaimaks tavaväeks. Ja tundub, et see liigub õiges suunas, et see teoks teha. Näiteks selle kaitse-eelarve kasvas tohutult, tõustes 2025 aasta 86 miljardilt eurolt 2026 aastaks 108 miljardini ning tõuseb veelgi, ulatudes 2029 aastaks 152 miljardi euroni. Võrdluseks, Ühendkuningriigi kaitse-eelarve peaks 2028 aastaks jõudma 74 miljardi naelani, samal ajal kui Prantsusmaa on lubanud 2027 aastal kulutada oma sõjaväele 64 miljardit eurot. Saksamaa kulutuseesmärk 2029 aastaks on seega suurem kui Prantsusmaa ja Suurbritannia näitajad kokku. Kuid on suur vahe, kas raha lihtsalt kulutada või seda targalt kulutada. Mida kavatseb Saksamaa tegelikult kõigi nende miljardite eurodega peale hakata? Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, just sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult toimib. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa järgmisi osi maha ei magaks. Alati on oht, kui riik hakkab järsku tohutult palju raha oma sõjaväele kulutama. Et osa sellest rahast võib raisku minna. Või et need, kes teevad suuri otsuseid, ei oma piisavalt kogemusi või neil pole õiget infot, et teha kõige targemaid ja kulutõhusamaid valikuid. Õnneks ei paista see Berliinis nii olevat. Saksamaal on tugev maine oma tõhusa ja organiseeritud suhtumise poolest peaaegu kõigesse ning seni on selle asjaliku lähenemise eelised näha ka nende hangete plaanis.
Näiteks 2026 aastal saab Saksamaa õhuvägi suure uuenduse, kui vanad ja aegunud Tornado hävitajad lähevad pensionile ning need asendatakse maailma parimate hävitajatega F-35-dega. See tähistab olulist verstaposti, kuna riik liigub lõpuks 5. põlvkonna õhuväe juurde ning F-35D võimaldavad Saksamaal mängida olulisemat ja mõjukamat rolli tuumaheidutuses, nii Euroopas kui kogu NATO liidus. Ja Saksamaa ei kavatse sellega piirduda. Saksamaa võtab juhtrolli ka uue mehitamata hävituslennuki Airbus Wingmani ühisarenduses, mis suudab pärast valmimist täita erinevaid ülesandeid, sealhulgas õhuluuret, radari segamist, õhk-õhk-lahinguid ja õhk-maa rünnakuid. Tehisintellekti poolt juhitud Wingman saadab Euroopa hävitajaid nende operatsioonidel ning see peaks kasutusele võetama 2030. aastatel, kui mitte varem. Maa peal juhib Saksamaa üht oma ajaloo suurimat relvalepingut, Arminiuse projekti. Selle projekti raames võetakse Saksa armees kasutusele kuni 3000 Boxer-lahingutanki ning 2 riigi suurima kaitsetööstusettevõtte Rheinmetalli ja KNDS Deutschlandi vahel jagatakse välja 40 miljardit eurot. Väga modulaarse ja kohandatava disainiga Boxerit saab seadistada peaaegu igat tüüpi maismaa operatsioonideks peaaegu igas keskkonnas. Kiire, paindlik, väga ellujäämisvõimeline ning varustatud uusima ja parima Euroopa tehnoloogiaga on see piisavalt vastupidav, et taluda 14,5 mm laskemoona, improviseeritud lõhkeseadeldisi, IED, väikepomme ja muid ohte. Ja Saksa väed saavad nende sõidukitega peagi lahingusse minna, sest esimesed tarned algavad 2026 aasta lõpus ja jätkuvad kuni 2030 aastani. Ka Saksamaa õhutõrje muutub iga päevaga paremaks. Uued maapealsed süsteemid on saanud rahalist toetust nii Saksamaa tavapärasest eelarvest kui ka kantsler Metsi poolt välja kuulutatud 500 miljardi suurusest erifondist. Ja tasub märkida, et Berliin on samuti lubanud Ukrainale vähemalt 9 miljardit eurot aastas kuni 2029 aastani. See pakub uskumatut rahalist ja sõjalist toetust liitlasele, kes peab aktiivset sõda Venemaaga, samal ajal kui Saksamaa ise laiendab ja moderniseerib oma sõjaväge. Selline ambitsioon oleks tõenäoliselt enamiku riikide jaoks liiga suur samm, kuid Saksamaad ei näi see üldse häirivat. Berliin on samuti teinud jõupingutusi, et vabaneda mõnest bürokraatiast, mis tavaliselt aeglustab hanget ja viivitab sõjaliste uuendustega. Selle valitsus võttis vastu Bundeswehri planeerimise ja hangete kiirendamise seaduse, mis peaks aitama lühendada mõningaid tähtaegu, mis on varem muutnud Saksamaa kaitsehanked nii aeglaseks ja tüütuks protsessiks. Kuid tugev sõjavägi ei põhine ainult tankidel, lennukitel ja mõistlikel süsteemidel. See vajab ka inimesi. Kindral Breueri sõnul teenib Saksamaa armees praegu 182 000 tegevteenistuses olevat sõjaväelast. See on mitu korda väiksem kui Venemaa tohutu vägi, mis koosneb enam kui 1 miljonist sõdurist. Saksamaal ei ole plaanis jõuda 1 miljoni mehe piirini. Aga Breuer tahab siiski näha personali arvu võimalikult kiiret kasvu, seades optimistlikud eesmärgid. 20 000 uut sõdurit aastaks 2027 ja umbes 60 000 järgmise kümnendi jooksul. Saksamaa kavatseb oma tegevteenistuses olevat armeed täiendada ka umbes 200 000 liikmelise reservväega, mis annab riigile peaaegu 500 000 väljaõppinud sõjaväelast, keda vajadusel appi kutsuda. Nende eesmärkide saavutamiseks on Breuer käivitanud ulatusliku värbamiskampaania, mille eesmärk on julgustada tuhandeid noori töövõimelisi mehi sõjaväkke astuma. Ta ei välista ka ajateenistuse võimalust, kui värbamiskava ei too piisavalt sõdureid. Praegu aga tundub, et värbamine töötab. 2026 aasta veebruaris kandideeris relvajõududesse 16 100 sakslast. See on 20% rohkem kui 2025 aastal. Nendest taotlejatest liitus ametlikult armeega 5300 inimest, mis on 14% rohkem kui 2025 aastal. Ja Saksamaa rakendab oma personali, luues püsiva sõjalise kohaloleku Balti piirkonnas terve brigaadiga. 45. soomusbrigaad asub Leedus. Leedus paikneb praegu peaaegu 1200 sõdurit, kuid plaanide kohaselt võib see arv 2027 aasta lõpuks kasvada kuni 5000-ni. See ei ole lihtsalt näitamiseks, vaid on tugev märk Saksamaa üha kasvavast sõjaks valmisolekust, kus Metsi enda sõnul see brigaad ei ole poliitiline sümbol, vaid sõjaline panus heidutusse ja kaitsmisse. Saksamaa ehitab ka kasarmuid Valgevene piiri lähedale, mis peaksid samuti valmima 2027 aastaks, pakkudes elamispinda kuni 3000 Saksa sõdurile.
ja see saadab Putinile selge sõnumi, et Saksamaa on enam kui valmis oma piire kaitsma. Kuid hoolimata kõigist neist edusammudest seisavad ees endiselt väljakutsed. Saksamaa ei saa lihtsalt üleöö aastakümnete pikkust alainvesteerimist tagasi pöörata. Nad ei saa võlukepiga vehkida ja hetkega maailma juhtivat armeed luua. Neil on endiselt puudujääke, eesmärke saavutada ja takistusi ületada. Näiteks on neil selgelt vaja rohkem sõdureid ning nad peavad jätkama jõupingutusi, et värvata nii palju inimesi kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik. Eriti kuna Venemaa edasise agressiooni oht kasvab iga mööduva kuuga. Samuti on neil endiselt puudujääke süvalöögivõimekuse vallas. Fabian Hoffmann, raketiekspert, tunnistab, et Saksamaal on pikamaarakettide ning süvalöögivõimekuses tõsine puudujääk ning Berliin peab selle lahendamiseks lihtsalt rohkem pingutama. Õnneks on Saksamaa tellinud 400 Tomahawk tiibraketti, mis on suur samm õiges suunas. Kuid riigi ja kogu kontinendi ettevalmistamiseks võimaliku täiemahulise sõjaohuks Venemaaga lähiaastatel on vaja teha veelgi rohkem. Saksamaa peab samuti tagama, et tema sõjalised doktriinid ja otsustusstruktuurid oleksid ajakohastatud kooskõlas tema relvajõududega. See peab suutma tegutseda kiiremini, reageerima ja vastama ohtudele ilma asjatu viivituse või kõhkluseta, et tõeliselt valmistuda homsete lahinguväljade jaoks. Tõepoolest, hiljutine huvitav sõjamäng rõhutas kiire tegutsemise tähtsust kaasaegses sõjapidamises. Sõjamäng simuleeris Venemaa rünnakut NATO liidu vastu, kus Kreml fabritseeris väidetava humanitaarkriisi oma Kaliningradi eksklaavis, kasutades seda ettekäändena, et luua transiidikoridor eksklaavi ja mandri vahel. Seejärel saadab ta sisse väed ja võtab mõne päevaga kontrolli alla ühe suure Leedu linna, samal ajal kui NATO väed on nende peatamiseks liiga aeglased. Sõjamängus iseloomustas Saksamaa enda simuleeritud vastust kõhklus ja hirm eskalatsiooni ees, andes venelastele aega ja vabadust oma eesmärkide saavutamiseks. Kui selline olukord peaks kunagi päriselus tekkima, peab Saksamaa otsuseid palju kiiremini tegema, tegutsema otsustavalt ja järeleandmatult oma liitlaste kaitseks. Ka see tähistab suurt muutust Euroopa suurima majanduse jaoks. Pärast teist maailmasõda põlvkondade kaupa oli Euroopa julgeoleku alus üles ehitatud vaoshoitud ja piiratud Saksamaa ümber. Ükski riigi naabritest ei soovinud näha, et Berliin taas relvastuks ja oleks võimeline teisi riike vallutama. Seetõttu nõustusid nad Ameerika järelevalvega ja lubasid Saksamaal ning endal aastate jooksul nõrgeneda. Nüüd on kõik muutumas. Ameerika kaitsekilp Euroopa kohal on vähemalt osaliselt eemaldatud, sundides kontinendis suurimaid ja rikkamaid riike iseenda eest seisma hakkama. Ja kuna Saksamaal on kõigist suurim kaitse-eelarve, saab Saksamaal olema otsustav ja juhtiv roll kontinendi kaitse tuleviku kujundamisel. Õnneks Euroopale ja kahjuks Venemaale näib kantsler Merz tõepoolest vastutust võtvat ja olukorrale vastu astuvat. Saksamaa teeb kõik õiged sammud, värbab sõdureid, kulutab rohkem raha, investeerib õigetesse varustustesse ja loob isegi alalisi kohalolekuid liitlaste territooriumil. Aeglaselt, kuid kindlalt murrab Berliin välja vaoshoituse ahelatest, mis on nende sõjaväge nii kaua piiranud. Saksa metsaline lastakse valla ja see on selline, mida isegi Venemaal on raske taltsutada. Nüüd saate selles videos rohkem teada Saksamaa kiire sõjalise moderniseerimise põhjustest, kus uuritakse, kuidas riik tunneb üha enam muret võimaliku Venemaa rünnaku pärast NATO vastu lähiaastatel. Või kui soovite lähemalt näha, kuidas käib sõda Venemaa ja Ukraina vahel, vaadake seda videot, mis analüüsib Vladimir Putini jaoks senise 2026. aasta 3 kõige raskemat päeva. Ja lõpuks ärge unustage kanalit tellida, et saada rohkem värskeid uudiseid, ülevaateid ja analüüse viimastest sõjalistest sündmustest üle kogu maailma.